Tervist! Sooviksime tutvustada teile meie uut Philipsi Ambilight telerit. Adrian näitab teile kõigepealt mõningaid Smart TV funktsioone. Esimeseks vaatame, kui hästi ja kas meil toimib Facebook. Kohe vaatame. Lähme Smart TV menüüsse. Valime Facebooki nuppu. Nüüd üritame sisse logida. Läheb natukene aega. No nii. Ja ongi täitsa õnnestus meil Facebooki minna. Nüüd vaatame, kuidas meil töötab YouTube. Antud telekat on võimalik ühendada koduvõrku edukalt, et on meil Wi-Fi peal tööle sätestatud ja lähme nüüd YouTube'i. Eks, Adrian? Nii. Uuesti siis Smart TV menüüsse ja valime YouTube'i. Huvitav, mis laul meil siit tuleb. No nii. Paneme mingi lauluga mängima. Adrian kohe paneb oma lemmiklaulu. Läheb veel natukene aega, aga nii kaua me saame nautida Ambilight tehnoloogiat. No nii. Ja lähebki meil käima Adriani lemmiklaul. Adrian, pane natukene kõvemaks. Et sellel teleril, vaatamata sellele, et on nii õhuke, on täiesti arvestatav hääl. Veel. Et ei pea isegi mingit lisakõlareid hankima. Et täiesti arvestatavad kõlarid on. Ja selle pisikese too jaoks sellest häälest piisab. Samal ajal, kui video mängib, et saame siis seda Ambilight efekti natuke testida. Adrian näita, et kuidas oleks siis, kui Ambilight ei töötaks üldse. Näete, nüüd on Ambilight täiesti välja lülitatud. Paneme nüüd staatilise Ambilighti peale. Staatiline on siis selline, kus on püsiv valgus, mis ei muuda värvi ja meie kõige lemmikum on see dünaamiline, mis annab sellise mõnusa valguse ümberringi. Ja et siis see taustavalgus muutub koos pildiga ekraanil. Väga kihvt. Näete, kasutamine on väga lihtne. 9-aastane poiss saab täitsa kenasti sellega hakkama. Nii, väga tubli, Adrian. Nüüd näitame, kus meie vana telekas seisab.
meil oli ennem ka Philipsi telekas, aga see oli mitu aastat vana. Nüüd ta on meil siis nukralt nurgas siin. Keegi ei taha teda vaadata enam. Näete. Ilmselt läheb ta kusagile vanaema suvilasse. Aga tänud, et saite meid vaadata siis ja soovitame kõigile Philips Ambilight telekat osta. Tšau!